Nii uskumatu, kui see ka ei tunduks, siis me oleme hetkel Hispaanias umbes 4000 kilomeetrit minu kodust ja ma lähen umbes 10 minuti pärast Langeveere-hüppele. Me oleme siin lennujaamas, mingi lennuväljak on siin keset tühjust. Ma ütlen ausalt, rohkem siukseid lubadusi arvatavasti ei tee esimest korda elus ja ma saan seda Hispaanias teha. Päris külm on tegelikult, aga ma arvan, et adrenaliini laks on nii tugev, et võib-olla ma ei tunnegi seda külma. Aga lähme. Aga enne, kui me selle juurde üldse asume, vaatame, mis viis mind selle hullu otsuseni, et saad lennukist alla hüpata. Eriti inimesena, kes kardab kõrgust nagu assamait, ma ei tea mida. Nimelt tegin ma rumala lubaduse, et kui ma saan TikTokis aastal 2025 20 000 followeri, siis pean ma tegema langevarju hüppe. Ning nagu sellest juba ei piisanud, oli seal veel igasuguseid challenge'id. Hot-zip enne lennukist välja hüppamist. Viska langevarju hüppe ajal paberlennuk õhku. Samal ajal, kui sa hüppad, käima taustaks Tom Petty Free Falling. Aga kuna lubadus sai tehtud, siis siin me nüüd oleme ja teeme selle asja ära. Ma pidin lihtsalt istuma, minema selja peale, võtma põlvedes kinni ja siis ütles okei, ja võid minna. Ja siis teine vend ütles mulle, et sa oled liiga paks. Kõik märgid ütlevad, et tuleb trenni minna. No ei ole ju nii paks. Nii paks. Ei no muidugi ei ole, aga... Pane kinni. 150 euro. Kallis lugu. And this is a camera consent. Nad saatsid mulle paar päeva tagasi e-maili peale ühe õpetusvideo, mida ma pidin vaatama. Ja nüüd küsis, kas ma olen seda vaadanud. Ma ütlesin jaa. Ma ei ole seda videot vaadanud. Ma arvan, et me saame ilma vaatamisega selle tehtud. Hüppad ja ongi kõik. Minu elu on ära kirjutatud. Nii, nagu ma lubasin teile seal TikTokis, siis ma pean ära sööma hot chipi enne, kui ma hüppan lennukist välja. Instruktoriga on räägitud, mitte mingil juhul ei tohi ma isegi seda kaasa võtta lennukisse, ma ei tohi isegi telefoni lennukisse kaasa võtta. Ainuke loophole, kuidas ma saan seda süüa enne, kui ma hüppan lennukist alla, on see, et ma söön selle praegu ära ja ma lähengi umbes paari minuti pärast juba instruktori juurde ja alustan oma lendu. Nii et sööme selle praegu sisse. Cheers! Täitsa pekkis. Oh my god, ma oleks võinud seda mitte teha lihtsalt. See on hea idee. Ma ei saa karjuda ja reageerida praegu, sest et muidu instruktorid ja vaatavad, nad ei lase mind lennuki peale. Ma ütlen, et mul on midagi viga. Hei. Võibla. Ma saan selle white sain enda suust välja. Siis ma ei neil alla seda. Aitab. Let's go prepare you because up there is minus 20. Minus 20? Yes. Minus 20 on üleval. Okay. Ma veel ütlesin, mingi 1-2 kraadi vaata, aga ei. Minus 20 on hull. Harry is doing because I know this. Steven, Yeah. you're my victim. Okay. I don't want to be a victim. Yeah, sorry. Drop your stuff there, please, on a shelf. Jacket, everything pertinence out from the pockets, out this. No loose microphone. Okay, yeah. But this not coming? No, I give you the jumpsuit. Sorry, you decide jumping on it in the winter. No me. It was not me. I was forced to do it. I have to do it. Oh, sorry. Oh my god. Minus 20. See on ju jõhker. See vend on nii nagu õnnelik, nagu ta mingi ja, lähme minus 20, ole valmis. See on minu offer. Nagu okei. Offer. Tunnen ennast küll nagu ohvrina nüüd juba. See on nagu oleks Tallinnas astuks õue ju. Nagu ma jalutaksin kodus poodi. Sama kaua tunnen seda külma. Mul suu ikka veel põleb, aga ma proovin selle mitte mõelda. Sest et mul on veits adrenaliini laks on sees, et ma lähen kohe hüppama. But how many minutes is the fall? 60 seconds.
because it's big boy, maybe 50. Total is 20 minutes. Okay, and when we are flying with the parachute, it's still minus 20 or it's... Now it's different temperature. It's Okay. now only on the exit. On Later exit. you're going nearly 250 kilometers per hour because you, 250 kilometers per hour. yeah, no open parachute. Yeah, because you're big boy. Big boy. What is bigger is going faster. Simple. Physics. Enne hüppele asumist pidi ma muidugi läbima ka pisikese koolituse, et ma ühtegi luumurdu ei saaks ja et minu langevõrju hüpe tuleks sujuv. Ja kuna 2 korrast mind ülimalt paksuks ja ülekaaluliseks kutsumisest ei piisanud, sain ma ka seda veel koolituse jooksul mitu korda kuulda. Aga noh, ta tegi ju ometigi nalja. On ju? 30 minutes. You want to go toilet, something drink quick? Yeah, I go drink. Please, quick, because sugar, take something, we have sugar. The mix sugar. Ma ei tea. Ütleme niimoodi, et nii ma teadsin, et see on nagu ekstreemsportivärki, ma olen nagu arvestanud sellega, aga see tundub nagu ohtlikum, kui ma nagu isegi nagu arvasin, et kui ta ütles, et kõige ohtlikum osa on just see maandumine, et ma pean kindlasti seal õhus endal meelde jätma ja ma pean jalad üles tõmbama, sest et kui ma ei suuda enda jalgu tõsta piisavalt kõrgele ülesse, siis ta ütles, et see on lihtsalt nagu põhimõtteliselt garanteeritud põlveluumurd ja jalaluumurd. Nii et suht raske on kõike neid, sa valmistud ikka ette, sa oled nagu valmis, nad ütleb kõiki neid asju, mida sa tegema pead, aga reaalsuses on see, et kui sa hüppad, ma olen suht kindel, et 99% asjadest sa lihtsalt unustad ära, sul läheb lihtsalt kõik meelest. Lõuki mun halb olla, aga see on see ärevus ka, ma arvan, nii et lähme võtame vett. Üks asi, mis ma unustasin, täiesti unustasin ära, Mihkel ütles, et ma pean viskama paberlennuki lennukist alla, aga ma ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Nii et ma mõtlesin, ma teen ülipisikese paberlennuki ja ma panen selle siia ja siis ma proovin õhus lihtsalt selle varrukast välja visata. Ma arvan, et see toimib nagu nii pooleks ja siit need tiivad, siis siit veel pooleks. On või? Paberlennuk? Jah. Olemas. Nüüd selle varuka sisse ja õhus ma lihtsalt tõmban välja ja pum! Ja loodame, et instruktor ei näe. How many times did you jump? 10,000 kilometers. Ma olen põnevil, et see asi ära teha. Ja siis ma saan oma Hispaania puhkust rohkem nautida. Teeb selle ära ja siis on lihtsalt läheb teeb mingi meresuppuse või midagi reaalselt nagu. Spaasse. Et see vend on 13 000 korda hüpanud. 13 000. I need your hand here. Yes, flat, okay? Okay, simple, yeah? Yes. Good. From Estonia? Estonia. Yeah, I have instructors here from Estonia. Really? Really? Yeah. Wow. Wait. Ta ütles mulle, et palun pane oma munandid ise ilusti kuidagi paika, sellepärast, et kui see langevõri avaneb ja sul ei ole need paigas, siis sul on väga valus, et kõik see jõud tõmbab nagu sul siit hargi vahel. Panid ilusti ära või? No ma ei tea, kas ma olen saanud neid, aga ta ütles, et Pane nii hästi, kui saad. see tõmbab lihtsalt, sul läheb ajudeni Hakka välja. kompama. Oi. I have from Lithuania. Lithuania. Almost. Yeah, you Very neighbors, yeah? Yes. Leedust oli see vend hoopis. Ei ole päris Eesti. Baltic Brother või? Hello Baltic Brother, yes. Ma ei tea, nagu kõtid on ikka kuidagi veidrid. Kuidas nad nagu olema peavad? Äkki me peame küsima? Ei, ta ütles, et ta minu kotti äkki katsuma, et talle meeldivad naised. No pärast on midagi katski siis, noh. Ei, no ma praegu proovin niimoodi. Wait for me there with the red jumpsuit, the skydiver. I go and pick up my camera, I do it interview. Mul on veel võimalus mitte teha seda. Ei, sa teed seda. Lihtsalt jäta meelde jalad õhku, on ju. Täitsa hullud on need, kes käid iga päev hüppamas. Väga hullud. Ärkab hommikul üles vaata, et kui enamus lähed jõuksi, siis need jumperid on lihtsalt mingi, kuna ma ei tea, ma hüppaks täna 13 000 feet'i kõrguselt alla lihtsalt. 4 kilomeetrit, ma teen väikse hüppe. Okei. Good morning. Hello. What's your name? Steven, Why you dress this? I'm dressed this because I lost a bet and now I have to do skydiving. Skydiving. You want to tell something family friends watching this video? It was nice to know you.
Perfect. I want the same smile on exit. Okay, remember. And nice big smile. Enjoy. See you. see ya. see aeg on jõudnud kätte, läheme nüüd 4000 meetri kõrgusele, mul suu ikka veel põleb, mul on paberlennuk on siin peidus. Läheme teeme seal langeva hüppe ära. Vamos. Kui mõnele võib hetkel justkui tunduda, et see hirm, mis ma tunnen, ei ole päris, siis ma võin garanteerida, et ma ei ole mitte kunagi tundnud sellist adrenaliini, nagu ma tundsin tol päeval. Vahetult enne hüpet ma ei oska isegi hästi neid tundeid seletada. Küll aga üks asi oli selge. Tagasiteed enam ei olnud. Iga meeter, mis me kõrgemale tõusime, hakkas see tunne rohkem minu närve sööma. Kuniks üks hetk selle naeratuse taga minu tõelised tunded lõpuks vallandusid. Ning vahetult enne hüpet aeg justkui seiskus. Esimene emotsioon on see, et ma arvan, et kui sa ei ole ikka veel like ja subscribe pannud, siis the fuck are you doing nagu? Oh my god. See, ma ei oska seda kirjeldada nagu. Sa ei saa aru nagu, hüppasid sealt lennukist alla, vaata. Mitte midagi ei ole, sest kukud õhust alla. Mõtle, sest kukud õhust alla üle minuti aja. See oli nagu hull. Ma just nägin, kuidas maa oli nii pisike. Ja ma lihtsalt nagu... Ma ütlesin seal lennukis üleval, et tavai, et mul oli suht nagu hirm oli sees mingi hetk ja ta ütles, et see on normaalne. Ja ma ütlesin, et mulle käis mingi nips läbi. Surusin talle kätte ja ütlesin, et ükskõik, mis praegu juhtub. Ma olen õnnelik selle üle, mida ma olen oma elus teinud. Ja ma olen õnnelik, ma olen teinud õiged otsused oma elus. Ma olen õiges kohas. Ükskõik, mis juhtub. Ma olen õnnelik selle elu üle, mida ma olen praegu elanud. Ma arvan, et see jääb mulle elu lõpuni meelde nagu. See jääb mulle elu lõpuni meelde. Lähme, ma ei tea. Lähme õppama uuesti. Ütsi talle, kui ma vaatasin. Ja ma kuulsin. Ja nii ta oligi tehtud. Polnudki nii hull. Aga mis seal siis ikka? Järgmiste seiklusteni.